Nii, okei, mis ma siis ütlesin, et on siis võtame selle taktikepiga kätte. Mõtlen, millise me võtame. Teeme nii. Niimoodi. All good. All right. Nii, eelmises videos ma siis ütlesin järgmised nimed. Ma ütlesin Daniili Merkur, siis ma ütlesin see Kristi Laanemaa ja Miikael Parma. Aga Kristi ehk siis mina elan Veereni tänaval ja siin lähedal on Veereni park või uus Veereni park või kuidas öelda. Ja seal oli selline intsident mul, et noored poisid tõukeratastega, ma ei tea, kui palju neid oli 7 tükki, neid nagu, keda ma suutsin kokku lugeda ühe korraga, aga for sure neid oli rohkem, ma arvan, et neid oli 10 või 12, sest 7 tükki oli nagu neid, kes olid mul pidevalt vaateväljas, aga ma mäletan, et seal oli neid tõukerattaid ja neid poisse nagu tundub rohkem, ma arvan, neid oli mingi 12 või ma ei tea, ühesõnaga vanuses mingi, ma ei oska öelda, 10–14, ma arvan, 15, 6, ei, ma ei usu, et nii vana seal oli, 10–14. Nad ükskord nagu piirasid mu ümber. Ma vist ütlesin neile, et ma olen narkomaan, jah. Aga 2 päeva ma nagu olin seal, istusin seal oma kiiges ja siis kõigepealt seal oli üks alguses nagu kõigepealt sa algasin, et olid 2 7-aastast tüdrukud, kellega ma hängisin ja siis mul oli siuke tunne, et aga mis siis, kui ta on nii loomad Winflame, mis siis, kui kõik on kõikide Winflamesid. Ja siis olid need tüdrukud ja mega ja siis hakkas tulema poisse. Kõigepealt tuli siukseid nooremaid poisse, muudkui hängisin nendega esimesel päeval, siis teisel päeval läksin sinna tagasi, sest ma käisin iga päev. Siis tuli juurde neid poisse, siis mingi hetk tuli natukene vanemad poisid. See olid ka mingi 14, ei mingi 14-15 aastased võib-olla, ma ei tea, no sellised, no natuke suuremad poisid juba ja siis poisil oli põlvu katki ja siis ma puhastasin ta põlvu, see oleks kraan. Siis ma ei mõtlenud sellest veel midagi, aga ta lasi enda eest mul hoolitseda, ma hoolitsesin tema eest ja ta sõbrad olid seal. Ja siis järgmine päev siis tulid need poisid tagasi sinna ja kui tulid ühed poisid ja siis tulid neid poisse juurde ja siis saadaksid ära, tulid teised ja siis tulid need esimesed tagasi ja blablabla. Seal nad muudkui ümber mul tilplesid ja siis ma pritsisin ühte poissi veega. Ja siis nad ei jätnud mind rahule enam. Aga siis tulid mingid poisid, tulid ka, neil olid püssid käes. No ma ei tea, puidust võib-olla, aga nad tegid nii muudkui nagu tulistasid mu poole. Ma ütlesin, et jõuluvana ei luba, kes käisin, ütlesin, et kaduge minema siit. Nii ei ole, ma ütlesin, et siin pargis jõuluvana ei luba püssidega teist inimeste peale tulistada. See igasugu asju juhtus ja siis lõpus, no selles mõttes olime juba, kõik teadsid, et ma olen seal ja ma teadsin, et need kõik poisid tulevad sinna mind vaatama. Ja siis oota, ma ütlesin neile, et ma olen narkomaan. Ma ei mäletagi miks, aga igatahes see tuli välja. Ma olin speedis nagu alati. Ja siis tuli üks poiss, üks vanematest nendest poistest,
no ma arvan, et ta oli mingi, ma ei tea, kui vanad need poisid on, aga ta oli mingi sihuke, ei olnud enam päris laps, aga ilmselgelt oli alaealine, ma arvan, et ta oli 14, 15, maks 16. ma arvan, et 14, 15 ja ta oli üleni mustas, tal oli must tõukeratas, ta oli isegi, ma ei tea, kas ta oli tõukeratas või oli see elektrikskuuter, aga mitte rendi oma, vaid tema isiklik nagu. Ma ei tea, need kõikidel olid rattad all, kellel oli tõuks, kellel oli skuuter, aga siis tema oli vist skuutrid, ta oli üleni mustas, kiivrid olid ka kõigil peas ja nad olid kõik ühtemoodi riides ka mustade dressidega ja sellel poisil oli mask peas, nii et ma nägin ainult ta silmi. Ja siis ta nagu, mulle see mingi, ma ei tea, 10 meetri kauguselt võib-olla oli seal. Ja siis mulle ütles, et nagu pahandas minuga nagu väikese lapsega, nagu, et ma narkootikume teen ja pahandas ja siis ma vaidlesin talle vastu, no rahulikult alguses. Ja ta pani mind niimoodi paika, ma mõtlesin, et oh my god, nagu, niimoodi ei ole kunagi juhtunud ja see oli nii hot. Ja siis ta sõitis ära, sõitsid mulle hästi lähedalt mööda, provotseerisid mind nad täiega kõik. Ja siis tuli sama vana üks teine poiss, temal oli sinine, ma ei mäleta, mis asi sinine oli, aga ta oli ka muidu üleni mustas, aga midagi ta oli sinine, kas sinine jope või sinine mask või ma ei mäleta. Ja siis ta rääkis sama, et nagu see eelmine poiss, aga nagu lõugas mu peale nagu niimoodi, et nagu, no et kui see esimene poiss nagu rääkis niimoodi, noh, nagu ma praegu näiteks räägin, et rahulikult, et see ei ole sulle tervisele hea, kui sa narkootikume teed ja bla 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 niimoodi ilusasti. Ja siis tuli see teine poiss ja umbes sama, nad olid sõbrad tulel ka maski ees, ainult silmi oli näha. Ja siis ta lõugas mu peale niimoodi, ütles, et me kutsume selle politsei ja me laseme su kainestusmajja viia, siis sind tehakse seal nendest ainetest puhtaks, sa saad kaineks. Ja siis nad juba rääkisid mingitele täiskasvanud inimestele seal, näitasid minu poole ja ütlesid midagi, nad seal rääkisid. Ma läksin eemal, ma läksin teise pingi peal istuma, mul nagu korraks mõtlesin, et äkki mine tea, äkki kutsuvad ka politsei. Muidugi no, ma olen sellega harjunud, aga ma mõtlesin, et mina tean neid poiss. Ma ei uskunud muidugi, sest ma nagu sain, noh, ilmselgelt kõik me saime aru, et mulle meeldis nende tähelepanu ja neile meeldis minu tähelepanu. Ja siis lõpuks ma vaatasin, et äkki kutsuvad ka politsei, mõtlesin, ma lähen koju. Tõusin püsti ja hakkasin koju minema ja tulevad järgi mulle. See oli juba 2 päeva kestnud see värk, et nad olid mul tilplenud ümber. Ja siis nad tulid järgi mulle ja sõitsid mul järgi, ma kõnin koju, nad sõidavad mul tõukeratastega järgi 12 tükki vähemalt. Ees, neid on minu ees, neid on minu taga, neid on minu külje peal, nad on igal pool mul ümber. Ja mulle meeldis ka see muidugi, aga ma vaatasin, et vaata jälle muudkui ähvardasid, me kutsume selle politsei ja tegid nagu helistaksid ka kuskile ja ütlesid Tiiu tänavale, et kutsuvad. Ma mõtlesin, et see ei ole Tiiu tänaval, väga imelik, et miks nad sinna kutsusid. Ma olin eelmine või paar päeva tagasi hänginud ka seal Tiiu tänaval, mõtlesin, kas nad on siis mind jälginud, et nad teadsid või mingi siuke värk oli. Ja siis 1,5 tundi nad nagu piirasid mind ümber oma tõukeratastega. Ja ma ütlesin neile, et see on kõige ilusam asi, mis minuga elu jooksul juhtunud on. Ja siis tulid mingid naised, ütlesid nendele poistele, et jätke see naine, et mind rahule nagu jätaksid. No mul on nii kergejõus, aga ma ei mõtelnud, et ma ütlesin nendele naistele, et meil on armuähväär. Ja siis mingi hetk, ma tahtsin sigareti suitsetada, aga mul oli piinlik nende poiste ees. Aga siis ma ütlesin neile, et pöörake nüüd ümber, et ma tahan sigareti suitsetada. Ja siis ütlesin ühele. Siis oli mingi 10-aastane poiss, kes ka lõugas täiega mu peale. Ma vaatasin, what the hell, nagu täiega mölises minuga. Kõik need poisid panid mu niimoodi paika, et mind ei mitte ükski mees paika pannud elus varem niimoodi. Ja siis ma ütlesin, et pöörake nad kõik ümber, aga välja arvatud see sina. Ja see näiteks sellel 10-aastase poisil. Ja siis oli üks poiss, kes mulle ka seal meeldis täiega. Ja siis
ja siis, kes minuga nagu kõige rohkem rääkis ja siis ta küsis, kas mina pean ka ümber pöörama või? Ma ütlesin, jah, sina pead ka ümber pöörama. Ja siis nad pöörasid kõik ümber, välja arvatud see 10-aastane, sest temal ma lubasin jääda näoga minu peale. Ja siis, kui kõik olid ümber pööranud, siis ma ütlesin sellele 10-aastasele, pööra nüüd sina ka ümber ja minge koju ära. Ja siis nad said nii vihaseks, kõik ütlesid, ah niimoodi siis hoopis või? Ja no seal juhtus igasugu asju veel.